see on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on tagasi ja täna on meil stuudios külaline. Külaliseks on Eesti jätkuvalt üks tuntumaid autodisainerit Björn Koop ja kutsusin ta siia selleks, sest viimasel ajal tuleb välja nii palju omapärast veidrat ja vastuolulist autodisaini, et siin tuleb ikkagi nüüd professionaal kaasata, et sellest kõigest aru saada. Kuigi Eesti kuulsam autodisainer täna on hoopis tööl Eesti Kunstiakadeemias. Aga kas tead, on meil Eestis nagu veel sellist autodisainerid, et jätkuvalt sina oled esimene, kes alati meelde tuleb, aga kuidas meil sellega on? Kuskil toimetab veel taustal mehi, naisi? Ja, tere kõigepealt. Ja, meil on küll, et näiteks kas või Sven Sellik, kes on ju siin Eestis seotud Oldbacki viimase sportauto Kalana disainiga ja samuti tegid ise autole kunagi isesõitva auto selle esimese kandilisema. Ja Sveniga meie teame üksteist juba lapsepõlvest Dekati Lütsemäest, olime seal pinginaabrid ja õppisime EKAs koos. Sven on samuti olnud Saksamaa Leedagis, mis aitaski hästi paljudel autofirmadel oma disaine realiseerida. Ja samuti on Paul Piliste, kes on Inglismaal Kiili grupis. Kiilil on oma väike disainistuudio Lootusega samas koos, mis kuulub ka nüüd Kiili grupi alla. Samuti on Meelis Lillemets, kes on samuti disaininud väikese auto Nobe, et meid ikka on, ja samuti on Sten Hekblom, kes on Eesti juurtega ja kunagi toimetas ta Volvos, et ma nüüd ei tea, kus ta täpselt on, aga et meid ikka 4-5 tükki tuleb kokku vist. Aga kuidas saab autodisaineriks? Sellist eriala vist ju otseselt Eestis või võib-olla kuskil välismaal on. Sinul, ma tean, kas on siiamaani üleval ka see näitus Rotermannis või see nüüd on? See on veel endiselt üleval, jah, Pokko ajamas. Kas sa hakkasid ennem autosid juba joonistama või sa läksid ikkagi, sul oli disaini huvi, läksid seda õppima ja siis tundsid, et võt see kuidagi kõnetab sind eriti või kuidas sai sinust autodisaini? Minul hakkas see pigem läbi autodisaini, et ennekõike see autodisaini pisik või huvi oli juba kuidagi lapsest saati sees hästi varajasest noorusest, et autod meeldisid ja ralliautod kõnetasid aga see vend juba joonistas autosid ja kuidagi tema üle vaadates hakkas endale ka meeldima joonistada autosid. Aga seal oligi see kõige loogilisem samm alustada Eestis Kunstiakadeemias tootedisaini osakonnast, sest tegelikult see disainiprotsess või printsiibid on ju samad, on ju, ja põhimõtteliselt need programmid, mida õpitakse, ja disainiprotsess on suhteliselt sarnane ikkagi, et enne mõeldakse, mida teha, siis hakatakse visandama, uuritakse, tehakse mudel, et see on nagu iga toote puhul suht sarnane, aga siis maailmas on ka paar kooli, kes keskenduvadki ainult siis nagu autodisainina, et mina õppisin ka ühes või kahes koolis, tähendab siis niimoodi eraldi veel lisaks EKA-le, et peale EKA teist kursust läksin siis Itaaliasse ühte väikesesse autodisaini kooli, mis keskenduski autodisainile ja hiljem siis läbi EKA Erasmus programmi sain Strat College'isse, kus on ka tegelikult on üldiselt disain ja tootedisain, aga siis mõned projektid siis keskenduvadki puhtalt autodisainile. Et seal olin siis Erasmusega ühe aasta. Võtame ühe põletava ja natuke valusa teema ka kohe ette, siis saab sealt üle. Kuidas sina seal praegult EKAs töötades, disaini maailma tundes neid asju, et kas AI tehisaru hakkab varsti, et sinu töö saab olema ilusa prompti kirjutamine või või see nii-öelda saviga mässerdamine ja kõik see jääb ka alles või ongi juba niimoodi, et keegi kirjutab prompti ja siis hakatakse seal arutama, et kas oli hea prompt? Meie tudengid nii ja eks me isegi kasutame vahepeal tehisaru, aga üldiselt oma disainiprotsessis meie tudengid ka proovivad selle tulemuseni ikka siis läbi enda käeliste oskuste jõuda. Et selge see, nad saavad mingid pilte või lasta ilustada seal või pärast korrigeerida,
aga kokkuvõttes me soosime ja noh, nad ise ka tahavad seda prototüüpi ikkagi oma kätega luua. Et see on jälle tänu võib-olla sellele AI arengule jälle nagu populaarsemaks saanud, et need, kes päriselt asju tahavad teha, ja neil on huvi ja tahavad oma oskusi proovile panna, need jälle just tahavad nagu näidata, et ikka ise tegin, ise lihvisin ja eriti kui tehakse makette või nüüd ka üks-ühele prototüüpe on ju, et siin üks tudeng just tegi oma lõputööks hästi ilusa vitriinkapi ja see on ikka fantastiline käsitöö ja meisterlikkus ja kõik see disain sinna juurde, kõik on ise välja mõelnud, kõik tehnilised lahendused ja näha ongi, et AI ei ole seal ilmselt kasutatud, sest see ongi lihtsalt olnud väga suur enese proovile panek ja seda uhkem see ilmselt nagu nii meile EKA-le kui tudengile endal on, et saab ka niimoodi. Jah, loodame, et ei ole küüniliselt, et lihtsalt raamatupidamise osakond vaatab, et miks meil seda disaini osakonda vaja on, kui me võime osta ühe arvuti. Loodame, et see nii ei lähe. Ja. Aga kuidas siis tänaseni või siis jätkuvalt loodan ka edaspidi selline autodisain juba siis seal autofirmas, tehases, tootedisaini osakonnas sündima hakkab, et nagu seal on peadisainer, mitu inimest sellega töötab ja kuidas see protsess kõik käib ja kuniks lõpuks selleni, millele me siis saate teises pooles need autodeni, et nagu mitu inimest peab ütlema, jah, see on õige tee, seda teed pidi me läheme. Et, sest ükski nendest vastuolustest disainidest, mis üldse läbi aastakümnete ei ole ju praegult neid on ka varem, ei ole ju üks inimene, teeb midagi valmis ja kõik siis on see auto esitlus, tõmmatakse kate maha ja siis ettevõtte juhid ka esimest korda näevad seda, ei näe ju. Ei näe jah, tihti tavaliselt ikkagi managerid on sellega kõige lähedasemalt seotud ja siis millal seda siis nagu peadisainerile näidatakse ja eks peadisainerid siis annavadki oma jah-sõna, et kas seda näidata firma juhtkonnale või mitte. Ja eks siin olegi selliseid autosid, mis on nagu disainerite hulgas suht populaarsed või nagu et disainerite jaoks sellised huvitavad väljakutsed, et eks disainerid ongi juba võib-olla selle mängulisemad inimesed on ise ka otsivad elust või joonte vahelt midagi, mis oleks väljapaistev ja eristuv ja siis kui loominguliselt võib-olla lähenev see firma juhtkond on ja kui hästi nemad need otsused vastu võtavad, et see sõltubki alati, et milline see juhtkonna profiil on firma juhtkond, kes on hästi konservatiivne on ja näiteks mõnikord, aga näiteks on ettevõtted, kes on alati soosinud jälle katsetamist, et seda nagu põldu nagu haridagi selles mõttes, et nagu kui me innovatsiooni ei loe, kui me ei katseta, siis me ei tea, mida sealt huvitavat võid välja tulla. Et mingid mudelid, meil ei ole tihti palju nalja tehakse, et miks ta selline teine on, aga näiteks disainerid on jälle väga positiivsed selliste toodete suhtes tihti, et see tõi jälle mingi muu innovatsiooni või mingi uue keretüübi või lahenduse. Et ja just see, et kui peadisainer suudab tihti sellisesse ka juhtkonnale maha müüa, kes ju tihti näevad ainult numbreid on ju, aga just, et seal disainimaailmas need võib-olla lähevad millalgi ajalukku. See ühe auto täiesti uue mudeli või uue põlvkonna loomine, mina olen erinevaid raamatuid lugenud, podcast'e kuulnud, saan aru, et see on peaaegu selline 5-6 aastat kestev protsess, alates sellest hetkest, kui me otsustame, et ma ei tea, mudel läks müüki, juba siis hakatakse järgmist põlvkonda tegema. Mis hetkel on võimalik veel nagu ümber pöörata see nagu, just see disaini osa, või ongi tegelikult, et need samad Ferrari Lucid asjad, mingi hetk on juba asi nii kaugele läinud, et sul ei ole võimalik enam stoppi panna. Et siin jah, kuskil 1,5 aastat või alla aasta on juba liiga lüki, aasta jooksul ei suuda enam midagi teha, et see viimane aasta on ju kõik juba turundus ja tehased juba vorbivad, tehaseid valmistatakse ette tootmiseks ja allhanke lepingud on kõik tehtud. Et kuskil, ongi 1,5-2 aastat seal veel võib-olla midagi saab teha. Aga 1,5 aastat see on juba liiga lähedal, et seal ei õnnestu midagi enam, et kõik turunduskampaaniad, turvatestid on tehtud, et kui midagi keres muuta, tuleb ju kõik testid uuesti teha. Et kõik andurite seadistamised, andurite testid, et kui kerepaneeliga kuskil natukene midagi muuta, tuleb testid uuesti teha. Et see protsess on hästi pikk jah, et just sellepärast, et see allhankijad ju toodavad tegelikult enamik detaile, et autofirma lihtsalt paneb kokku. Et nendel on juba tellimused ju antud ja iga auto, isegi seal kaitseraual on 3-4 detaili, kõikidel neil erinevad plastikud, igal plastikul on oma muster,
oma värvitoon, mida on siis kõik allhankijatele juba jagatud. Et see auto, jah, et see viimane 1,5 aastat on ikka väga viimane limiit, et seal luutsib, hiljem jõuame nende teemadeni, aga selles protsessis esimene, kes siis tööle pannakse või ongi siis kas disainer või võib tulla ka, see on ju iga auto puhul, iga firma puhul võib erinev olla, võib olla see, et tegelikult insenerid ütlevad, et nii, meil on nüüd selline platvorm, sellised mõõtmed, asjad, et joonistage nüüd siia peale. Et tegelikult on või sealt tehnilise poole pealt tulevad lähteülesanded, mitte nemad ei hakka mahutama oma asju sellesse, mille te valmis visandasite. Ta on jah seal ongi tavaliselt firma juhtkond kuskil peab otsustama, et millist mudelit näiteks, et toome C-segmendi sedaani turule või B-klassi mingi luukpära, et kuskil otsustatakse, et milliste mudelitega tahetakse konkureerida või üldse siis väikse linnamaasturi ja siis eks insenerid panevadki algsed gabariidid kokku umbes, on ju see B-segmendi või C-segmendi mõõdud antakse, et on ju see, kui palju ruumi on peale vaja pakiruumile, mootori maht, kui suur see on, et mis on see veermik, on ju, ja siis disainerid saavad hakata töötama. Teine asi on jälle see, kui disaini osakond ise otsustab mingi mudeli puhul katsetada, et proovime ise, on ju, seal on paar inseneri või mõned insenerid, siis loovad ise selle pakendi, kutsutakse package, et ma ei teagi siis, et siis täpselt loovad sellise veermiku platvormi, et ise näitavad siis juhtkonnale, mida võiks, on ju, aga see on loomulikult siis pikem protsess, kuna siis peavad insenerid alles hakkama seda arendama, on ju, vaatavad mingi kihvt idee, miks mitte, proovima, on ju, ega siis tuleb seda, need võivad jah siis olla kuskil 4-5-aastased protsessid, on ju, või 6 aastat isegi, muidu võib selle 3-4 ära teha, kui insenerid on juba selle veermiku ette loonud. Sest et kohati tundub, et ma ei tea, siis käiakse ikkagi spioneerimas, et vaatad, üks autofirma teeb välja mingi kere tüübiga, siin vahepeal tulid siin Peugeot 408, selline nagu tagasi natukene sedaanide poole, samas veidike kõrgena, ja siis tuleb teisel autotootjal peaaegu täpselt samasugune, aga nad pidid ju 11, siis nad pidid sellel mõtlema tegelikult 5 aastat tagasi. Täpselt nii ongi, jah. Ja mõlemal tuli umbes sama mõte, et teeme midagi sellist. No seal ongi, et näiteks huvitav on jälgida, kuidas ju need Saksa firmad on ja kui tuli Mercedes või ML-i esimese maasturi, siis tuli BMW X5 ja siis Audi hakkas oma 6-7 looma. Seal oli niimoodi, et eks seal nad ju kõik näitasid mingid ideeautot kätte, on ju, et siis hakkas üksteise järgi lihtsalt kiiresti orbiidile jõudvast, nagu BMW Z4, nii oli Mercedes SLK ja nii oli ka Audi TT. Et nad kõik niimoodi nagu üksteise järgi ikkagi kompavad seda turgu, on ju. Et ja siis ruttu on, või tegelikult liiguvad ka modelleerijad ringi, on ju, disainerid võib-olla vähem, aga savimodelleerijad riigivad ringi tihti, kui nad on freelancerid. Ja eks nende kaudu ka või mingi info liikuda, on ju. Ja kuna jälle samamoodi, et üldiselt seal on ja selline gentlemanide kokkulepe, et ega me eriti nagu kui disainerid teistest firmadestki, et tööst eriti ei räägi või me ei hakka neid projekte reetma, aga mingi tudengite adumine on ka, on ju, kui nad autodisaini koolid, mis projekte nad teevad ja siis on näha juba, kes on kuskil praktikal käinud ja et mis jooned või suunad neil on ju. Ja praktikandid ka ju liiguvad, on ju, ühest kohast teise, et eks seal see info mingil määral, aga see on alati selline võib-olla positiivne konkurents, mis on Saksa autotööstuse nagu omal ajal tugisammas oligi see, et nad lõid selle Pforzheimi kooli sinna, või hakati Pforzheimis õpetama autodisaini, aga see tegelikult on ju olnud tohutu panus tervele Saksa autotööstusele, isegi kui need tudengid on käinud Volkswagenis, Audis, Mercedeses, BMWs on ju Porsches, aga ikkagi see tegelikult on toetanud üleüldiselt sellist Saksa autotööstust. Kui sa täna töötaksid aktiivselt kuskil autodisainis ja kas sulle tundub, et teine, mis tänapäevane asi, elektriautod, see, et ju mootor on palju väiksem, palju vähem on seal jubineid, et kas see, kui me vaatame neid tänaval, siis tegelikult jah, neid üritatakse eristada, sul pole seal radiaatori võret nii vaja, et nad on ees tihti siledad kõik, aga muus mõttes on nad vähemalt tavapilgu jaoks täiesti tavaline auto, et kas see pakuks tegelikult täna, akud on põhjal, kõik on ju täiesti teistmoodi, mingit täiesti uut võimalust disainiks või tegelikult määrab selle auto kuju ja kõik ära ikkagi, ma ei tea, turvanõuded ja sellised asjad? See on huvitav, et kui need autod ju, elektriautod
tulid, siis oligi see, et avastati, siis meil oli seda suurt mootorit seal ees, mis just esisillavioolistel autod oli see probleem just nagu kas see Volkswagen Grupil või Peugeot Citroenilt. See kuna esisillaviolist, siis see mootor asus eespool telgi on ja see oli tohutu selline suur esiosa tevis auto nagu proportsioonist tõesti paigast ära ja siis arvatigi, et nüüd kui elektriautod tulevad, et siis saab proportsioonidega teha kõik paremaks ja ilusamaks, aga kokkuvõttes siis kui need patareid viidi jälle sinna põhja alla on ja tegelikult neid piiranguid pidi olema vähem, siis tegelikult ega need autod ilusamaks ei muutunud on ju. Et mõned firmad on selle osanud enda jaoks ära kasutada väga hästi, nii et autod on saanud päris head proportsioonid. Aga paljud firmad ei ole seda hästi ära kasutanud, on ju, et need proportsioonid on päris veidraks läinud. Et ja sealt tulebki see, et miks need uued elektriautod näevad tihti sellised ontlikud välja, et neil puudub ka tavaauto arhitektoonika, millega me oleme harjunud. Ja siis tegelikult need esivõred ja asjad andsid autole mingi karakteri ja põhjendatud. Nüüd need suured igasugused värvi, täpselt sellised nagu mingi värvishow seal esiosas ja nendel esivõredel ei ole enam funktsiooni, see on lihtsalt selline dekoratsioon. Ja siis need proportsioonid lähevad ka neil käest ära, kui varem hoiti neid täpselt nii väiksena kui vaja, et see õhk sisse lasta ja ülejäänud õhk võeti alt, siis nüüd nad ongi sellised suhteliselt suvalised plastmassi ja iluliistude kogum, et funktsiooni neil ei ole tegelikult. Et vaikselt suundume siis nende konkreetsemate näidete juurde, aga ma mõtlen, et kas sul on endal viimaste aastate selliste autofirmade, kas mingid, kes sinu arust on puhas subjektiivne, on nagu väga kihvti idee leidnud või vastupidi, mitte nüüd tohutu kole, aga teevad mingit sellist asja, et sa üldse ei saa aru, et miks nad nii teevad või kuhu nad sellega minna tahavad, et mis on sinu jaoks nagu paremad ja halvemad näited siin? Mis on hästi huvitav on olnud vaadata ja ma juba siin 10-15 aastat on tegelikult Peugeot areng, kui vahepeal nad olid, mulle Peugeot alati meeldis endale just see Pininfarina ajastu, kui nad tegid selle 405 ja 205 ja hästi puhta joonega, siis 406 kupee, mis oli vaieldamatu, üks autotööstus ilusamaid autost üldse, mis tehtigi Davide Arcangeli poolt. Kahjuks väga noorelt surnud disainer, kes tegi ka 5. seeria BMW selle Zeppelinist inspireeritud või Bängli ajastu. Aga peale seda kuidagi Peugeot, kas nagu, ma ei tea, ei olnud enam nii nagu orbiidil oma disaini mõttes, aga just see, mis nad 10-15 tagasi hakati tegema sellist nagu uut ja ekspressiivsemat joont, et nad leidsid päris huvitavaid lahendusi. See disain küll vananeb hästi kiiresti, et nad on nagu nii kuidas öelda, liiga palju ebamääraselt murdvaid nurki, aga hästi innovatiivne samaaegselt. Ja ka see viimane idee auto 205 baasil on tegelikult nagu hästi huvitav, et see on hästi huvitavad igast lahendused, jooned, lõiked, et Peugeot nagu šokee, nagu heas mõttes mulle meeldis jälgida neid. Ja praegult on nad ka heas kohas, mis nad, kõik see 408 sellist ka suhteliselt lennukas selline. Nad on lennukad ja huvitavad. Selge see, et neil ei ole selliseid tagaveolise auto või Mercedes ja BMW proportsioone, aga arvestades, mis esisillaveolise autoga õnnestub teha, siis suhteliselt huvitavad jooned. Aga mis võib-olla üllatus oligi see Saksa autode selline, nagu mis siin Mercedes, tõesti sellised täiesti nagu seebistatud on. See nüüd, kas nüüd just need elektriautod, EQS sükene. Et nad kaotasid igasuguse sellise proportsiooni taju ja mis oli Mercedese tugevam külg alati just on. Ja nad on ise tunnistanud ka seda on. Ja need selle kolmnurga nagu rõhutamine, selle nagu tähe rõhutamisega esituledes ja see oli nagu selline kitsch, mida Mercedesest ei eelda on. Et seda kuulab mõnele Hiina firmale või oleks eeldanud, aga isegi nemad ei tee sellist asja. Ja BMW need absurdselt suured võred, nüüd on ka selle maha tõmmanud, et BMW-s alustati ka kohe uue suunaga, et kõik need igasugused need maasturid, mis ei ole. Ja ma just tahtsin küsida, et kas sina just, et kas disainerina sina näed, et mida võidi mõelda sellel ajal, kui tehti neid suure, jõuame selle suure XM-ini välja, mis oli nagu eriline monstrum, aga ka siis need M3-d, kuidas see protsess, kuidas thought process nagu seal nendes
tagatubades võis käia, keegi joonistas selle välja ja siis, nagu sa ütled, tegelikult 10 inimesed pidid ju ütlema päris hea. Aga see oli sellest ilmselt ka juhtkonnast on ju, et ilmselt BMW juhtkond on teissugune, kui on mingi Citroeni või DS-i juhtkond on ja eks nad rõhutasidki sellist maskuliinsust ja sellist tohutut nagu jõu üleolekut võib-olla on ju, aga siis nad said ka aru, et nad kaotasid mingi teissuguse klientuuri jälle. Nad võtsid Hiinas, saan aru, et Hiinas ja Ameerikas on hästi siuke imposantne jõulised, kõik nende suured hiidmaasturid, mis täpselt, on ju kastikad, koosnevad ka ainult esiosast ja võrest, et nad sihtisid seda turgu, aga samas kaotasid siis oma sellise... No täpselt nagu Peter Shire, kui ta oli Kiias, meil üks workshop kunagi, siis ta ütleski, et tegelikult Audi oli alati nagu arhitektide või selle intellektuaalide auto. Ja siis nad tõesti kaotasid selle oma igast RS-kuute ja asjadega on, et läksid selle vandaalid, sellise nagu, nad läksid sinna sihtturule, kus varem nagu Audi turg, või Audi see disaini mentaliteet ei olnud, on ju, nad rõhutasid alati ikkagi oma sellist nagu läbimõeldud süsteemi ja disaini ja pigem nagu sellist nagu, see jõud oli olemas, aga nad ei rõhutanud seda, et võimsad ja praktilised autod. Et aga nüüd Audi tõmbab ka tagasi ja muudab, on ju, et nad kõik said oma õppetunni, on ju. Aga kuidas sulle nüüd siis BMW, see on väga peen nimi ka ja tundubki justkui siuke meenutaks arhitektuuri ja disaini, et see on Neue Klasse. Nagu me räägime nüüd uuest disainist, minne Neue Klassest. On see sinu arust äge suund? Ideeauto, kui nad selle esimese Neue Klasse 3 tegid, siis see oli väga... uudne ja tõesti nagu väga mõtlemavane, hästi lihtsalt selline hea 3-mahuline kere jälle on ju, et ei olnud selline pehme nagu et rõhutas just neid selliseid nurki ja teravaid jooni ja hästi läbi mõeldud ja tõesti nagu hästi intellektuaalne auto, et vaatad kõik, kuidas neid nurki olid murdnud ja mänginud, et tohutu disaini pahus ja seal ongi väga hea disainer ka taga minu arust, et kui ma olen ta visandeid näinud, et minu arust üks Taani disainer, et vaatasin ka, et väga huvitavad visandid ja kuidas see disainer mõtleb, et näha oli, et siin oli palju nagu mõttetööd sisse läinud ja teadlikult üritati hoiduda sellest hästi sellisest kuidas öelda, tuuningusõbra sellist nagu unistuste autost, et see BMW, et seal ei õnnestu midagi tuunida enam, et ta ongi nii puht, kuidagi nii nagu täiuslikuks lihvitud, et ja sinna ei õnnestu midagi külge ka panna enam, on ju. Aga et see suund, nagu näha, et BMW kohe sai ise ka aru, et kus nad liiga kaugel olid läinud, et nad tõmbavad tagasi. Et iseenesest huvitav on ju, et midagi halb on nagu raske ütelda, et näha, et ja mulle väga meeldivad BMW i3 ja i8. Need on... Et see oligi see, et arvestades mis taseme nad juba saavutasid. Just, et see oligi, et need autod, need olid tehniliselt tohutu keerukad, hästi kallid teha, selle süsiniki jõust, selle kokpiti, kõik, et need ei pidanudki massimudeliteks, aga te suudate teha sellised asjad valmis ja siis te tulete välja XM-iga. No oligi, et need olid, aga kõik need disainerid läksid ja inimesed, kes nende projektidega oli seotud, läksid ka sealt ära töölt, ja nad said iga poole mujale pakkumisi. See näitabki, kui oluline on tegelikult hoida õigeid inimesi tööl. Sest võib-olla tavainimene vaatas, ta ei ole nagu minu M3 CX3, aga näiteks disaineritele või inimestele, kes on selle tehnoloogiaga seotud, nende jaoks oli ju ta ikkagi tohutu läbimurre ja muuseum pani nii paljudki inimesed Mercedes ja Audis pead nagu murdma, et kust me midagi sellist leiame ja kuidas me oma nagu toodangut arendame. Eks see iX3, mis nüüd on mõnda aega väljas olnud, esimene siis see Neue Klasse auto, tehniliselt ka väga tugev oma väga pika sõiduulatusega, et on mega populaarne. Et inimesed said, ta ei ole kindlasti tavaline BMW, ta ei ole see igav, aga saati mingil moel selle disainiga ka sõbraks, et olgu, ma natuke harjun sellega, aga tegelikult on vist päris hea. Jaa, ongi, ta on nagu, õnneks nad õigel ajal reageerisid ja puhas ja lihtne on ja nagu Saksa disain peaks olema. Kas, ma tean, sellest oleme sõpradega arutanud, et paljud ei ole saanud siiamaani ikkagi sõbraks näiteks Bangli disainiga, aga paljude jaoks see Bangli ajastu nagu on muutunud nagu suhteliselt kiiresti selline, päris hästi vananeb, tegelikult on kihvt see 5. Kas see vahepealne
mingid kõik need 7 ja suured iluvõrred, kas me 10 aasta pärast vaatame tagasi, et kuule, vananeb see sama hästi kui Bangli disain. Seal on ikkagi erinevus, et kui Bangli 5. seeria ja see Uidonki 7, 7 oli võib-olla natukene selline kohmakas küll, aga tolle Z4 ja 5 sinna, neid tegid ikkagi maailma ühed tol hetkel parimad disainerid, proportsioonid, see lihtsus ja puhtus, see, kuidas nad selle innovatsiooni leiutasid ja kuidas Anders Forming, kes disainis Z4, kui ta on seletanud, kuidas ta neid kerepaneele siis nagu painutas ja vaatas ja kõik need jooned on omavahel seotud ja harmooniasse aetud ja iga nurgal nad kuskil joonduvad ja et see on ikkagi kõrgem pilotaaž. Et see, mis pärast tuli, see oli suvalised pinnad, mis lihtsalt see on täpselt nagu keegi lihtsalt sodib või keegi teadlikult nagu kontrollib joonte kulgu, on ju, et see Zeppelinist inspireeritud, see 5. seeria, mille tegi David Arcangeli, ta oligi selline täielik leid Itaalias, et ta 17-aastaselt hakkas Koitel disainis või Pininfarinas tööle. Et ta oli selline nagu väga andekas disainer, kes kahjuks surigi 5. seeria BMW protsessi jooksul, aga saideti lihtsalt projekt lõpuni teha, aga see, kuidas ta üldse muutiski autodisaini nagu pinna sellist struktureerimist on ju see puhas külg, millel ei olegi ühtegi dekoratiivjoont ja kuidas nad tuledelt need jooned kulgevad nagu Zeppelinil üle nende rattaga, lähevad sealt nagu selle esiklaasini välja ja et seal oli ikkagi suur filosoofia mõttetöö taga on ju ja kõik need, et disainis sellega me tegelemegi kõik aeg, et kust leida need uued sellised joonte ja vormi nagu kohtumiskohad on ju, et see joon peab iga nurga pealt hea välja nägema ja et ei oleks üleliigseid jooni ja midagi külge ei saa panna ja puhas, et selles suhtes too 5. seeria Z4 olid ja tolle põlvkonnagi 1. seeria BMW kohe, mis tuli see, ma ei tea, mis ta Chapman, mis ta oli perekonnimi ja ma ei mäleta ta eesnime, et too oli ikkagi selline kuldajastu BMW jaoks. No siin ennem jäi lihtsalt kõrva, et nagu LED ja see maatriks tuledena, LED-tehnoloogia üldiselt, mis ka võiks ju tegelikult anda oma tehnoloogialt ja annabki autodisaineritele hästi palju mänguruumi, et sa ei pea enam mahutama mingit tohutut tule, kooblakad, muidugi seal mingit jahutust asjad, kõike saaks palju, aga ma saan aru, et see on ka teistpidi üks väga halb asi, mis autotööstus on juhtunud, et nüüd nad teevad kõike LED-idega. Täpselt, seal ongi, et tegelikult nii nagu auto on alati seostunud ka ju nagu inimesele või üldse nagu näoga ja nende kõik firmad kasutavad 2-3 esituld, on ju, üks istub seal allpool, osad kõrgemal, et selline nagu see, et kulmud, silmad ja kõik need on segamini läinud, et kus siis mis nagu see põhifookuspunkt on sellel esiosal, on ju, et nad kõik ära nihestatud, esialgu tundus see põnev ja kõik hakkas neid igasuguseid, kui tuli see et esivõre kuidagi valgub nagu jupiti laiali siia sinna, aga nüüd kui mitu firmat seda teeb, et esivõre nagu ei ole, siis kõik kuidagi valgub laiali ja siis on tegelikult on ikka kuskil see mingi joon on, et see tõstetakse, see koos on 4-5 plastmassi tükist ja need on keeruline puhastada ja siis nagu et siis vaatad, kui seda klassikalist esivõres, see oli ikka päris ilus ja nüüd on kõikidel kuskil midagi säbrust läheb laiali selline ebamäärane on. Ja lisaks välja valgustatud, saad panna oma esivõre põlema suurelt eest. Et kõik selline nagu, et kui disain enam nagu midagi nagu uudset ei paku, siis pannakse lihtsalt igasugu valgusteid juurde ja mis teeb ju lihtsalt lisakaalu ja lisaenergia kulu ja sellele mingit mõtet ju tegelikult. Jah, hästi õrn koht, et kas kitsch või lahe, sest kui sa rääksid Peugeot'st, siis Peugeot oma uute mudelitega 208 alates vist uuest tuli see, et see nende see lõvi, need kihvad, nende LED-päevatuled moodustavad seal külje peal nagu kihvad, et tegelikult äge. Ma ei tea, kas ma julgen tunnistada, mulle meeldib. Teistpidi, et nagu olete, et autole kihvad, et kuulge, see nagu, kui leim see on, aga ma ei tea. Väga raske võib olla see, et sul on nii palju tehnoloogilist võimalust seda autot just nimelt seda nägu anda või tegu ainuüksi LED-tulega, aga võib-olla ei peaks seda tegema nii palju. Nojah, seal ongi, et kõik need mersutähekesed, mis sa ütlesid. Mingid asjad mõjuvad jälle hästi, on ju, kui need esimesed sellised kuidas DRL, Daylight Running Light, ma ei mäleta, mis see DRL oli vist, Day Running Light, et
esialgu olidki põnevad ja huvitavad ja kõik otsid oma identiteeti seal on ju, et midagi uudset luua, aga kui kõikidel nad on, siis ühel hetkel jääb võib-olla just tundubki unikaalne keegi, kes suudab selle lihtsalt ilma neid valgusteid kasutamata jälle luua, midagi puhast ja lihtsat on ju, ma ei tea, aga kui me räägime autodisainist, autodisainerist, siis tegelikult see on ju sama võrra, keegi võib olla ka lihtsalt auto interjööri disainer. Muidugi, täpselt samamoodi. Kuidas, ma siis võtan põgusalt ka ette selle auto interjöörid, lihtsalt see kogu ekraanindus, me teame, et tegelikult need ekraanid on seal paljuski sellepärast, nad on palju odavamad, mida vähem nuppe ja lüliteid, seda odavam on sul seda autot teha. Muidugi. Paljud pööravad seda natuke nüüd tagasi, Mersu hetkel mitte, Mersu ikka tõmbab uksest ukseni, et mis siin on sul nagu arvamus disainerina, et kas seda oleks võimalik teha ka nagu teistmoodi ägedalt? Suudaksid sa ümber rääkida oma selle manager'i, et kuule, ärme pane siia seda hiigekraani? Ei no praegu juba paljud ettevad, enamikele ei meeldi need ekraanid ja see oli lihtsalt selline jälle, et nagu üha rohkem inimesi tahab ka oma smartphone'ist hoiduda, on ju. Et sa arvad, see läheb mööda? Ma arvan ka, see on lihtsalt ajastu, on ju, et üha rohkem on inimesi, kes saavad ka aru, et see sotsiaalmeedia ja autosõidu aega, see lihtsalt müra on ju, ja see on kõik selline häiriv, et tahaks jälle nagu rahu ja puhtust ja tahaks ise midagi katsuda ja puudutada ja ise lülitada, on ju, et ei pea mööda ekraani mingeid näpuga järgi ajama, need menüüd lähevad ka ju nii keeruliseks, et kuna nii palju lisainfot tuleb, et üha rohkem tegelikult inimesed otsivad jälle seda lihtsust, on ju, et ja see ei ole kunagi nagu luksus olnud need ekraanid on ju, et ma usun, et ma usun, et nagu päris prestiižsed firmad, nad alati kontrollivad ikka, kui palju seda ekraani panna, et on pigem nagu. Mulle keegi rääkis, et Hiinas pidi see olema luksuse tunne. Jällegi, et see Hiina autoturg mõjutab nii palju seda globaalset, et seal paljud inimesed, kes täna ostavad uue auto, see ongi nende esimene uus auto. Ja siis kui ongi kogu see tehnoloogia ajastu, siis kui nad näevad, et seal on ikkagi palju ekraane, mis liiguvad, pööravad ennast, siis neile tundub, et võt see on nüüd õige auto. Versus see, et sa oled näinud mingit vanu autost ainult nupud, et kuulge, ega ma mingi vaene ei ole. Just. Ma ei tea, lähme siis nende põnevamate autod juurde, et ma olen mõned siin välja otsinud. Viimase aja ma panin 4 nimekirja, mis on, sest ma olen näinud interneti meemi, et nagu Holy Trinity aastal 2000, mis ta oli 20, oli see Ferrari LaFerrari, McLaren P1 ja Porsche 918 Spider ja nüüd siis Holy Trinity, eks ju, on siis, ma olen 2 eri pilti näinud, ühes 1 kolmik, teises, aga põhiliselt siis Ferrari Luce, Mercedes AMG, 4-door, Coupe, GT. Ja, see on see, millel vist need tuled keeravad kuidagi üles niimoodi. Ja siis Audi Nuvolari ja muidugi kõige kauem siin kõigi rappida olnud Jaguar Type 01. Just. Võtan siis selle kõige vanema ette, ma igaks juks, ilmselt oled sa selle pilti küll nii palju näinud, aga see Jaguar roosa on ja. Just, kui tuli välja, nagu me oleme siis aru saanud, et ega see ongi päriselt, nad plaanivadki sellise auto välja tuua. Midagi sarnast, jah. Et kuidas sa kõik materdasid, aga ta on hästi lakooniline, hästi puhtaks tõmmata, aga proportsioonidelt ta ei ole ju halb, on ju, kui mõelda seda, et klassikalise auto proportsioonid on täitsa, et selline, et mida kõik tahavad, et selline karakteriga esiosa, pikk teljevahe ja hästi lühike esiosa, aga siis jääb see prestiismaas, mida mõõdetakse siis esirattast kuni A-piilarine, see on tal tohutu, mis ta ongi nagu selline luksuslik klassikalise auto nagu näide on ju, et proportsioonidelt ei ole ju halb tegelikult. Ta on lihtsalt nii, kuidas öelda, et teravalt ja nurgeliselt ja tühjalt tehtud, et jah, seal on nagu vähe selle silmailu on ju, et tal on vaja võib-olla rohkem mängulisust, aga proportsioonide poolest ei ole ta ju halb auto. Aga kas siin on näha, et kuidagi olekski nüüd ära kasutatud seda, kuna ta on elektriauto, et sa ei pea, sul ei pea ees olema siin seda suurt V12 mootorit ja siit ei pea minema mingit veovõlli asja, et kas siin on kasutatud ära seda? No nad ongi tahtnud näidata, et saab küll teha elektriautod nii nagu vanasti tehti sportautosid on nende proportsioonidega, nii et ta ei pea olema kohmakas ja selline, kuidas öelda, nagu tihti on, et Tesla X või Y on ja mingi selline suur pall lihtsalt. Et siin nagu näitavad, et saab küll olla ka sportlik on ju, aga
eks näeb, kas nad suudavad selle seeria tootemudeli ka nii madala ja dünaamilise teha. Siis ta ütlesid jah, et siin on kõik nagu, on, aga sa ütlesid, aga et seda nagu ilu on vähe, et sa ikkagi näed ka, et on no jah, tal ei ole, see ongi, et auto on nagu, kui me jõuame Luciani või siin ka, et auto ei ole, üks modelleerija Saksamaal, üks Poola modelleerija alati ütles, on autoist kain mikrovelle on ju, et auto ei ole mikrolaineahi, et sa ei saa autot teha nii ebadünaamilisena, et kui see õlajoon on täiesti sirge ja autol peab olema mingi mängulisus või siin ongi see joon, mis sealt tuleb taga klaasilt alla ja siis kogu see taga tuli ongi ainult nii lai, nagu see taga aken ka on ju. Et siis ilmselgelt auto näebki natuke kohmakas välja, kuna tavaliselt tuld ikka venitatakse rohkem külgedele üle, just sellepärast, et ta nagu rõhutab seda taguosa laiust on ju. Siin jääbki see taguosa jääb kuidagi kitsaks ja ontlikuks on ju, aga samas Jaguar E-Type see esimene oligi kitsa taguosaga on ju. Aga jah, ta on lihtsalt raske hästi on ju, tal ei ole mängulisust, et sellepärast võib, aga proportsioonid ei ole halvad iseenesest. Okei, ma võtaks järgmisena selle sama AMG. Võt, miks mind ennast AMG nagu õudselt häirib on see, et tegelikult neil oli ju see kontseptauto, ma isegi olen seda laivis näinud näitusel ja see oli neil ju sõitev auto, nad tegid sellega mitte rekordeid 8000 kilomeetrit, ühesõnaga täiesti olemas, sisuliselt nagu lükka tootmisesse, võtame jah selle LED, need LED-id ei pea siin ümber põlema. Kellelgi ei olnud selle auto kohta mitte mida kobisid, jube kihvt, väga äge auto tuleb. Ei oligi äge. Jah, aga mis sa arvad, mis võis siis juhtuda, sest selle auto puhul ongi see esiosa ja tagaosa on probleemiks. Üle pealt vaatad tavaline 4-aukseline kupee ja siis on... See on täpselt see, et nagu halvasti proportsioneeritud, kõik on vedela käega, kõik ongi selline lohakal, nagu kui Jaguaril oli võib-olla selle ülim Saksa kontrolljoonte üle teravad täpsed jooned on ju, siis siin on vastupidi, nad on minetanud igasuguse sellise arhitektoonika või kontrolli ja kõik on selle vaba käega raske, arvestades seda, kui palju autodisainis kõik ettevõtted proovivad nagu kas või teibi joonistega või siis saavimudel jooni kontrollida ja neid trimmida ja paika panna, siis siin on täpselt selline nagu vaba käega kõik täiesti niimoodi looklevalt on ju. Aga siin võib olla tegemist on nii kalli hinnaklassi autoga muidugi, et siin ei saa olla ka mingi kokkuhoiuga tegu, et öeldi, et kuulge, et ma ei tea, et selliseid tulesid on meil, kuulge, et me ei suuda neid toota, hästi keeruline, tehke midagi lihtsamat, et... Ilmselt see ideeauto on ju tehtud peale seda, kui see seeriaauto oli juba käiku lastud või tootmisse ette valmistatakse ja siin ilmselt nad juba parandasid seda või see võib olla nagu järgmine versioon, et kui nad teevad facelifti siis... Võib-olla tuleb, aga ütleme nii, et ilmselgelt nad on, nagu kutsutakse teaser, et nagu soojendab, aga ilmselgelt nad juba nägid seal vigu ja ega mõlemate nende ettevõtete peadisainerid ju lahkusid ka ettevõttest. Nii Jerry McGovern lahkus Jaguar Land Roverist kui ka Mercedese peadisainer Gordon Wagener lahkus ju nüüd jaanuari lõpus ettevõttest. Et me ei tea neid põhjuseid, aga see on ka võib-olla see, et juhtkonnast või keegi vaatas ka, et see on liiga kaugele läinud juba. Selle Jerry McGovani kohta Smith & Sniffi lõbus podcast, nemad kunagi rääkisid sellest Jerry McGovanist, et kas nüüd seal asi see Type 01 oli, aga tema on seal väga kaua olnud ja pidi olema väga värvikas isiksus. Et täpselt, ega keegi ei tea, sest ta ju tegelikult tuli teada, et ta justkui nagu umbes eskorditi hoonest välja ja siis mitu kuud hiljem oli ta jätkuvalt, ei, kuulge, kõik on korras ja siis ikkagi läks, et see oli üks lõbus lugu, mida Smith & Sniff, ma ei oska öelda, see oli paar kuud tagasi, et otsige üles. Siis järgmine, enne kui me läheme selle põhiroa juurde, oli tegelikult nüüd Audi Nuvolari, mis mulle iseenesest meeldib, et Audi tegi, tegelikult on ju tehnoloogiliselt Lamborghini Temerario, see sama hübriid, põhimõtteliselt all on kõik sama, tagant on ta ju väga selline kihvt, aga nüüd see esiosa, need pisiksed silmad ja kui sa oled Saksa autotootja ja sa oled autole Hitleri vuntsid, kas mitte keegi ei näinud, et ja see ei ole meem, mõnikord sa isegi tahad, inimesed hakkaks meeme tegema, sa saaksid tasuta reklaami, aga autol, mis on piiratud tootmisarvuga,
ja sa ei taha ju, et su autoga tehakse Hitleri meemi. Keegi ei saanud aru, et miks nad seda tegid, et iseenesest auto proportsioonid on ju väga head ja kõik, noh, kõik on see on ju Massimo Frascella, kes on nüüd uus Audi peadisainer, ongi tegelikult endine Land Roveri exteriori peadisainer, töötas Kias ka pikalt, et ta on tegelikult nagu hästi andekas disainer ise ka ja ta on, et noh, Audi on nagu hetkel heades kätes, aga ei saagi aru, et miks nad tegid sellise asja, et selle just esivõrra, sest muidu on kõik ju nagu auto on noh, hästi proportsioneerinud, natuke igav on ju, et sellest kõik on nii ratsionaalne terav, aga noh, see on üks osa Audist on ju, et ta ongi läbimõeldud ja ilmselgelt toob ta, ma usun Audi nagu suht heade tulemusteni nüüd disainimaailmas vähemalt, kuna ta on teada hästi lihvitud maitsega, et ta oli, Kias tegi head mudelid ja noh, Land Rover, Range Rover, kõik need viimased mudelid on juba mis tema kontrolli all tehtud. Aga jah, ei tea, miks nad sellise esivõrra otsustasid teha, sest see on ikkagi täiesti nagu, noh, sellel on juba internetis nii palju nalja ka visatud on ju, et ja okei, isegi kui me selle Hitleri kõrvad, see on seesama, et mis on BMW iluvõrede kohta olid need nagu kopra hambad, täpselt, siis see on ka nagu see kiire nägu on ees, selline hambad ja 2 piksikest silma kõrval. Ja just see ka, et ja noh, et kui kerepaneelidega ühenda alt ära, siis nad jäävadki nagu sambad niimoodi, tegelikult oleks kere vanasti nagu TTL või mis nad tegid Rosenmeier ID-autole, nad ikkagi ühendasid noh, kerega nagu alt ära kõik need paneelid oma vahel, et see ongi nüüd noh, see esivõre nagu sinna sisse, aga praegu läheb see kohe selle musta plastikuni välja ja siis jääbki selline hästi veider vunts on ju, et selles mõttes on Porsche nagu hästi osanud oma elu elada, et nad teevad seda 911, ei muuda, siis me ei riski ka selliste asjadega, et kõik vihastavad, okei, jah, see on aina kasvab suuremaks ja kõik see, puristid on juba selle peale natuke tigedad, aga ja nüüd siis Ferrari Luce, et kui nägid esimest korda, kas arvasid, et tehakse nalja, et on kontseptauto, on nagu see oli teada, et see tuleb, sest nad olid oma interiori foto avalikustanud. Ja seda on teada, interior, minule see interior väga meeldib, mulle see nagu noh, nagu on teistmoodi, see lihvitud alumiinium, kõik selline, ma ise ei ole iPhone'i fänn, ma ei ole ai-asjade kasutaja üldse, et mul on sellest Johnny Ive'ist suhteliselt savi, aga teistmoodi kõik siukene, sest et praegu nende, kui vaadata selle kõrval seda, noh näiteks tänast Purosangue sisemust, no see on täpselt siuke karjub, et ma olen Ferrari, noh kõik just. Ja nüüd tuli siuke mõnus, aga no väljast no siin ongi jälle see asi, et võeti Jonathan Ive ja Mark Newson sai ju kunagi kuulsaks selle Ford 02C või kuidas see väike auto oli neil idee, aga noh, tegelikult meil üks tuttav disainer Kias ja Hyundai's, kes töötas Bertones tol ajal, töötas ka, et ega noh, Mark Newson käis kohal küll vist paar korda, aga ega reaalsus oli ikkagi see, et Bertone disainerid aitasid selle ehitada ja no siin on samamoodi, et nad ilmselt andsid mingid suunad kätte, aga ikkagi pidid tavadisainerid, sest nad ei oskaks autot elu sees ise luua, et auto loomine on ikka päris keeruline, 3D-s juba kõik, aga noh, see mõju tuli neil ilmselgelt ja mina arvan, et noh, see ilmselt ei ole ta ilus auto, on ju, ta on ikkagi parsa õudne, et ta on lihtsalt, kas siis tõesti Ferrari juhtkond lihtsalt otsustas teevad ja et sellised kuulsad disainerid, noh, tootedisaini maailmast, ja siis Ferrari disainimeeskond pidi lihtsalt kaasa rääkima, selle ära tegema ja vormistama. Sest Manzoni, kes on Ferrari peadisainer, on nagu üliandekas disainer. Ta võib olla väheseid disainereid autodisainis üldse, kes ise ka suuda nagu üli hästi eksteriori, interiori visualiseerida, kujutada 3-mõõtmeliselt ja kõik need Ferrari pressijoonist on tihti ka tema enda tehtud endiselt käsitsi markeriga, et selline asi tuleks nagu Ferrarist välja. Et no see on ilmselgelt kuskilt juhtkonna poolt või kuskilt peale määritud neile, sest noh, Ferrari enda meeskonna elu sees ei teeks midagi nii tuima ja läbi, noh, siin ei ole ka sellist, mis Ferrari ongi hästi unikaalseks teinud viimasel võrreldes teiste autobrändidega, nad leiutavad alati uusi vormilahendusi ja graafilisi lahendusi ja siin pole mitte midagi, noh. Et kui muidu on alati Ferrari lasti huvitavad need igasugused, noh, kuidas need rattakoopa vormid ja tagaosa lahendavad 3-mõõtmelist ja siin isegi need tagatuled ju noh, nagu inimese silmadelgi, et see silmamuna ikkagi
silmalaugi lõikab nagu ülevalt poolt rohkem ära, aga siin, et nagu inimesel on harjumatu vaadata, kui sellest ringist jääb rohkem materjali ülesse kui allapoole ja siis nad ongi, silmad on nagu sellised, kukuvad sinna alla, et seda on nagu ebamugav vaadata, sest see on nagu inimmõistusele lihtsalt kuidagi vastuoluline. Et nagu PM aeg-ajalt kell lõikes ülevalt selle silmalau ära või selle, nagu selle silmamuna on ju, et samamoodi kõikidel teistel autodel on ja siin ka, nad on jätnud sinna paksema musta osa ülesse poole kui allapoole seda ringi, et seda on hästi ebamugav vaadata. Kas sa näed, kas sellest võiks saada sellisena, nagu ta on, eriti vaadates, kui palju erinevaid nagu ka veidraid väljevariante, selline rikaste inimeste maailma kämpauto. Et sa oledki nagu, sa oled selline vimsikal ja lõbus inimene ja sa ilmud seltskonda, mina istin küll selle Lutše. Jumala kihvt auto. Et on tal nagu see, aga see ongi huvitav. Lõbus on nagu see... Minu arust, selles suhtes ongi nagu see enne ma ütlesin, on autod, mida tihti inimesed, millele teevad nalja, aga tegelikult disaineritele meeldivad. Näiteks samuti nii nagu Nissan Juke ja nii ka nagu Fiat Multipla, mis disainerite hulgas on ülipopulaarsed. Et nende mõlema auto puhul on nii palju selliseid huvitavaid disainilahendusi. Endiselt see esimene Juke iga nurga alt vaatad, on seal nii nupukaid leidlikke lahendusi just disaineriteks ja proportsioonidega ja Fiat Multiplast rääkimata, et disainerite hulgas nagu ülihinnatud, kuidas nad suutsid nagu, see on hästi palju innovatsioonid, on ju 4-meetrine kuusist, et kõik need kerepaneelid ühendused on hästi puhtalt tegelikult tehtud, kõik paneelid jooksevad üksteisega jube hästi kokku ja huvitavate proportsioonideks, esiosa ei ole ka nii liiga pikaks läinud, nad on suutnud hallata kõike ja seda, aga selle auto puhul ei ole seda. Et siin ei ole midagi nagu, mis ükski autodisainer, kuna me ju kõik ikkagi jälgime üksteist Instagramis. Kuidas disaini nendes kogu ei ole sellist, et ulge jumala käsihti. Ma ütlesin, ma üks tuldades tegi mingi visandi Fiat Multiplasse, panin üles ja kõikidelt disaineritel nagu thumbs up ja tohku äge on ju, aga Luce, et nagu uuem versioon Multiplast, aga selle kohta küll ei tule mitte midagi. Okei, see oli huvitav, sest mina just mõtlesin, et loomulikult seda traditsiooniline Ferrari ostja loomulikult vihastas, solvus, mis iganes, aga ma just mõtlesin, et kas kuskil taustal tegelikult disainerid ütlevad salaja, et jumala kihvtilt tehtud, ei ole. Ei ole selle puhul jah olnud, et kõik teavad Manzonit ka on ja autodisaini maailmas, et elu sees Manzoni oleks tõesti vist läbi lubanud. Sellepärast ilmselt tuuakse kogu aeg ainult seda Johnny Ive'i ja seda Newsomit välja, et Manzon lihtsalt ütles, mina siia oma allkirja seal on näide sellest, et kui Manzoni Instagrami minna, siis saavad inimest vaadata, Manzonil on tavaliselt iga mudeli juures mingi pikk lugulaul, kui mingi uus mudel tuleb välja, et igast mudelist kirjutab pika loo mingisugune, siin on nagu näide on ju, et iga mudeli juures kirjutab mingi pika loo on ju, ja siis kui tuli see Ferrari välja, siis oli üks rida, kõik. Okei, ma olen kohe pärast vaatan, kõik teised ka ilmselt vaatavad. Ja muidu on siis isegi mingist ooperimajast kirjutab ta siin sellise pika jutu on ju, hästi intellektuaalne inimene, et doktorikraadiga nii ta siin, et ta tõesti teab, mida ta teeb ja ma olen ta oli FIA, meil oli seal Itaalia koolis üks projektlantsega ja siis ta käis kohal ja tõesti väga nagu sümpaatne ja siis aga jah, kui see tuli, siis ta oli ainult üks lause, et huvitav koostööprojekt umbes ja see oli kõik on, et väga lahe, see oli väga hea, et me selleni jõudsime, mul see pakitse singel tõesti, aga lõppu me rohkem neid autosid ette ei võta, igaüks annab ise oma hinnangu, lihtsalt lühidalt, millisel ajastul sina oleks tahtnud autosid disainida? Milline ajast sind kõnetab, kus sa oleks kõige rohkem saanud panustada? Eks mulle meeldivad, mis mulle hästi meeldib, mulle meeldib need 30ndate pikad hästi sellised elegantsed autod, hästi teravate, ikka jälle tulen tihti tagasi nende visualiseerimise juurde, et siis pikad sirged jooned nagu olidki, kas või see, seal üks selline autobränd, mis mulle on Voisin, palju ei teagi, võib-olla on selline niši mark on, aga nägid hästi huvitavaid autosid. Ja siis 70-ndatest, kui olid kõik Lotus Esprit teravate kandiliste joontega, 80-testki on palju
mu jaoks meeldib Jaapani asju, et seal Mitsubishi Starioni on ta, siis lõpus seal 90 algus on ta NSX, aga üldiselt arvan, et see aeg, kus ma olin, oli päris hea, sest me nägime veel seda vanakooli markerit, käsitsi visandamist, teibi maale, või teibiga joonistamist, Photoshopi tulekut, Blender oli 3D programm, mis on nüüd nagu üle võtnud on ju, või nüüd lähevad üldse AI peale paljud ettevõtted ka, et aga ma arvan, et see oli päris hea faas kuskil seal, et ma nägin kõike veel Volkswageni stuudios, kus ma praktika tegin, olidki Anders Warmik, kellest ma rääkisin mingit Z4 ja et kuidas nad markeritega joonistasid ja Photoshopi kasutasid, et see oli tegelikult päris hea ajastus, mingi 2005 kuni 2020, et see oli ka päris huvitav, just see üleminek on, et sest nüüd on nagu need protsessid kiirenenud ja tuleb selliseid, et katsetame teistmoodi, et kõik on, ma ei tea, ma arvan, et tegelikult need faasid ongi 30-ndad, 78, 70-ndate lõpp, 80-ndate keskpaigani ja siis ikka wedge disain nagu, need kõik autod, mis sa nimetasid siin, see 87-ndad olid sellised wedge disaini, see kiilu. Natuke jah, ja kiilu teema ja hästi sellised teravate joont, hästi puhta struktuuriga, et see oligi, kui see näitus oli 1982, ma avastasingi, et need autod, mis mulle tihti meeldisid, olidki loodud tol ajal mingi 82 või aga muidugi Lotus Esprit oli isegi varem on ju, aga mulle meeldis hästi puhas ja terav ja selge joon on ju. Aga näitus on jätkuvalt, see on Rotermanni mõni ajamajas, jah, ta ei ole mitte Poco, see Poco muuseum on muidu seal Stalkeri käigus, aga see ajamaja on siis see uue moone, millel on klaasfassaadi, mõlem, et on lihtsalt nagu sisse jalutad, et see ei olegi, see piletid lihtsalt lähed jalutad sisse ja vaatad see on jah, lihtsalt see läbikäik või foyer on ju põhimõtteliselt, aga see on avatud iga päev siis on, et Pocole kuuluvad need klaasvitriinid, mis seal on, et siis saab igaüks minna igal ajal seda vaatama. See on tasuta ja kõik avatud. Minge vaatama, Björn Koopi visandeid ja suur tänu, et tulid ja valgustasid meid, oli väga huvitav. Aitäh teile! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.